2 pole kunagi lootnud isegi saada. Okei. Kui te mõtlete, mis hääled need on, siis Rasmus samal ajal peletab seda lindu minema. Joo, me oleme tagasi jõulumeel. Back 9, kes Front 99 pole, siis seal juhtus igast asju, et minge 100% mingi vaadake see järgi, sest seal sai pulli. Back 9 meil läheb kiiresti, sest meil on kiire. Teeme ainult häid viskaid ja ainult korvi alla ja hakkame siit peale. 10-100, 199 meetrit, paar 4. Mandopuu, viskad mandopuust mööda tee peale, sealt viskad korvi alla ja lähed edasi. Ja just oli jutt, et esimesega ainult korvi alla. Ja. Nii et have fun. Okei, seda joont ma võin ka näidata pärast, aga alustame forega. Ideaalis ma tahaks visata tegelikult natukene madalamalt, et need oksad ei tuleks mängu. Natukene madalamalt, sealt saab väikse skipi ja jääb tee peale, sealt saad visata. Ja kui sul on tagur lihtsam, siis viska taguriga. Taguri mingi puutar midar. Ainult korvi alla ja ainult eest käega. Veitsa lühike vist. Aga nagu me siin kogu aeg teeme rahvale, siis ühe kiire teeb. Loodetavasti puud sa ei jää, aga sealt üle puudu saab ka mängida. See jääb natuke kangeks, aga samas. Näed seda veel? Okei. Ideaalses kohas. Milleks minna otse, kui saab ringi? Et siin on põhimõtteliselt mingisugune liin sinna. Äkki veab? Äkki. Pigem ei taha sinna sisse poole jääda. Vau, see lendas väga kaugele. Ta pidi minema rohkem otse ja keerama, aga käib ka. Joon oli olemas. Aga pigem visati siia pikaks. Minu ise tuli, see oli muidugi see teine vise. Pore jäi natukene sisse, kohe visata ei saa. Siit kui jääd siia tee peale, siis siit on juba see viskejoon korvile on reaalsem. Nii, mul siin natuke oli väike õnnetus. Viskame raideriga. Kes ei näinud või kes Frontline ei näinud, siis me sõber on tagasi. Ründas õhust. Vaatas saaki, saak oli seal. Vaatas saaki ja siis ründas. Ei kuskilt. Ta on vahepeal ka mu hatcheti ära söönud. Ei ole olemas, leidsin. Proovime nüüd keskenduda ka siis. Oi, see on jah. Jah, niimoodi võikski teha siin edasi. Et paarealne elukas. Kust mind üles leidis jälle? Tundub, et see eilne trenn läks väga õigesse kohta või? Ma teengi meelega leiappe. Siit sa peaksid nüüd viskama. Granaati me harjutan neile, aga nagu võiks ju vaata. Üle puude. See on granaat. Sealt. Kus see käib? Granaat võtad nagu ketta tagurpilli kätte ja viskad taguriga üle puude. Mis ketta? Kange kettas. Kloori või? Näiteks. Nagu niimoodi või? Jah. Ja viskad nii kõrgele, kui saad tagant ka haiseri. Aga nagu otse, nagu arvestad sellega, et ta tuleb otse või? Jah, kloori tuleb otse alla. Ja nagu kõvasti pead viskama, et üle puude jõuda. Aga pean üle selle puu viskama? Jaa, sa pead üle puude viskama, jah. Aga saab ka läbi puude. See läks kuskile täiesti kaugele. Ei ole, kuule, ei ole, ta läks otsa. Mägi, jaa, aga see granaat jääb sinna kohe seisma. No, tahaks näha. Tahaks näha. Lähen vutti pära. Nii, ma jõudsin siia 11 peale. Abiks ikka. Kristi on enda klooriga, granaadiga 5 meetri peal. Kelle idee see oli? Ma ei tea, mingi see metsis ütles, et viska niimoodi. Nüüd Kristi näitab, et ta oskab 5 meetri putte visata ja ta ei hakka kartma seda korvi. Ja me saime just aru, miks see metsis tegelikult
ajab meid taga. Sest ta vaatas, et Tallinna YouTuberid on siin ja ta tahab ka kuulsaks saada. Ja hammustasime läbi selle asja. 111-103 meetrit. Tavaliselt ma üritan sinna nende 2 puu peale visata ja siis lootuses, et ta feidib sinna sisse ja siis lähenen ja 3, sest 2 pole kunagi lootnud isegi saada. Okei. Kui te mõtlete, mis hääled need on, siis Rasmus samal ajal peletab seda rindu minema. Proovin kangema kreisiga panna flatilt, et ta ise teeb tööd ja siis ma proovin panna lahjema kreisi õrna saiserise, siis korraks äkki tuleb üles ja siis feidib ära. Vaatab. Ma kogemata viskan nüüd sinna. Ui, maasukas ju! Ära rohkem viska, see on juba hea. Yes, boss. Kristi näitas ette, kuidas viskama peab. Mina proovin, katsetan. Ma tavaliselt viskan siin kanget fairway'd. Ma proovin täna natuke kangema midariga. Viimased korrad ma muidugi sain mõlemad korrad sinna paremale puitu, aga ma täna olen parem. Oota, käbi. Võib-olla isegi natuke liiga kange. Proovin passiga, nagu ma aiserit viskan praegu, siis võiks tööta. See oli jube hea, maru hea, super hea. Putivõistlus jälle. Rasmusel, ta küll väidab, et tal oli üks lähemal, aga ta on nõus ikkagi muuga putivõistlust tegema. Frontline'i näinud, siis meil oli seal paar võistlust oli. Hea leiab. Sellega võidab võistlust kindlasti. Nii hea nali oli. Ei, ma hakkasin mõtlema, et nagu ise oleks nüüd piinlik samalugune teha. Oleks tõesti. Okei, 2-2. Retake. Oi. 2 leiapi on ka hea. Meil mõlemal. Jamma joona. 12 rada, 109 meetrit. Võluväel ma oskan nüüd eeskätt visata. Voila, kreis kätte. Ja vaevama toimetama selle asjast. No, päris viisakas juba. Ma peaks sinna lahja kressi endale kotti, mul on muidu niisugune hall kress sellega. Saab veel paremini. Aga sellega oleme rahul, lähme edasi. Kristi näite, kuidas tagant käi saab. Vana aja Saint Pro. Vana aja Saint Pro. Vana aja. No ütleme, et see on ka koht, kus ma võib-olla tavaliselt oleks, aga... See on täitsa tavaline, jah. Aga nagu ideaalist, nagu siin isegi fleksida pole väga vaja. Jah, ma tegelikult tahtsin aiserit panna, aga... Okay. Upsi. Panneb selle aiserit flipi ka. No, mahub läbi. Noh, jah, ideaalist tahaks tee pealt minna, aga noh. Võtame, mis antakse. Jah, nalja tuleb ka teha. Keegi peab scramblimist ka näitama. Käpi tabamist harjutada. Nii tabanud käppi, aga... Milleks minna käpis, kui seda ringiga? Ja pikaks ka. Ei no, kuule, see on putil. Putivõistlus iseendaga. Kurat, see tundus juba, et... Oli. Mängiga 2 võitis. Tuleb. Jomma joona! Kolmteist rada, 179 meetrit, paar 4. Korv on seal kaugel põhimõtteliselt natuke paremale. Ees saab ise ja tee peale. Mulle meeldib siin pigem virutada võimalikult kaugele, et jääks võimalikult lihtne lähenemine. Olen Breidiga. Flipi nüüd. Ilusti tee peale. Aga jah. Üllatav valik minu poolt, ma tean.
oi kui hea. Super. Ideaalne. Lähme edasi. Mu enesekindlus oli tee häid asju, see, et Jese sama kaugele viskub kui mina. Ta pani forevi. Aga See veel hullem ju. potato mutato oli. Aga sul on vaata, kui hea käpp sul on. Nüüd pördi võtma, siis on parem hea tunne. No vaatab. Jaa, mine. Kõige imelisem koht, kuhu oma viskega sattuda. Aga siin mulle meeldib kasutades seda taktikat, mis ma just eelmine kord rääkisin, et see viska ja looda. Et viskame siit sirgelt läbi ja loodad, et läheb siit haiselis kuskilt läbi ja jõuab putile. Siit iseenesest ka saaks, aga siis tuleks rohkem see mängu. Oi, see läks natuke üle. Aga läks läbi ja saab putile. Yes! Puti võistlus ise ennega, mul 2. Võitjat ei selgunud. 14 rada, 237 meetrit, par 5. Pikk tunnel sinna ja korv on lõpus vasakul. Igeldatav, aga mina mängin pigem viimasel ajal mängin forega seda, et lihtsalt jääda tee peale ja saada mängida. Ehk siis Grace forega. Ma tahtsin proovida standstilli, siis mul holstast tuli päris hästi välja. Vaatame, kus pärast tuleb. Ideaalne, lähme edasi. Puldiga hütab ketas. Kes Frontline'i vaatas, seal ma rääkisin, et see 3. rada on see, mis mulle ei meeldi, aga siis ma nägin seda rada ja siis mul tuli kohe siuke trauma flashback ja kus see on see rada, mis mulle ei meeldi. Liipa! Oi! Ma saan aru, miks sulle ei meeldi. Ma isegi näinud, kuhu see läks. Õnneks või kahjuks. Kui olnud mõte siit otse minna on. Nagu kui ma sinna üles platsi peale saan, siis sealt ma saan ligi või nagu. No just, mul oli repliik valmis, et Kristi näitab, kuidas targalt mängida. Kristi tuleb täitsa teise jutuga. No. Siit... Aga mis mure on see, et me ei saa siis videot edasi filmida, sest me lähevad teed väga lahku. Ei, samas sa võid näidata rahvale, kuidas käib. Ma filmin tee pealt. Kuidas sa hakkad? Loodan, et sa jõuad kaugele, siis ma ei pea väga palju filmima. Eeskäsi või tagakäsi? Tagant, ma arvan ikka. No tšau. Okei, sealt juba... No said natuke edasi. Korv on... Kristi on, näed, vaada, Kristi on seal. Korv on seal. Meil on minna! 150 veel. Õnneks sul aega on. Okei, 130 minna veel. Et põhimõtteliselt näed, sa saad siia tee peale ka visata muidu. Enam pole pointi, on ju? Jep. No äkki nüüd. Ma teen vahepeal siit enda viske ära. Ballista hakkama siit. Noh, tuleb nüüd. No ei tule nüüd. Okei. Siit läheb ju rada ju. Jah, ma räägin, mul on... Mööda seda teerada ongi vaja minna. Jah, sealt juba näed korvi. See on õppetund, et vahel mõtlen, et julge hundi rind on rasvane, aga reeglina on ta ikkagi haavleid täis. Nii et kui on võimalik välja visata teele, siis visake välja teele. Kuldsed sõnad. Ma ei teagi, kuidas öeldakse. Noh,
mesi mu kõrvadele või midagi sarnast, et noh, jube hea oli kuulda niisugused tarku sõnu siin. Vahelduseks minu sust. Pärast hullu metsas möllamist. Et jah, vahepeal lasud tee peale lihtsalt ja sealt edasi minna. Aga mõnikord lihtsalt vahepeal juhtub sealt on võimalik ka päästa, aga seekord Campbell didn't pay off. Õnneks ma nagu nii mängi karikat nüüd võeti ära. Siit paneb puti ära ja lähme edasi. Vaata, mis mul on 1, 2, 3, 1, 2, 3. See on 5 ise alles ju. Päriselt? Jah. Pole üldse hull ju. Tuplaga maha, mis oli ikka? No arvestas muidugi jah, kus olid siis. Mis par 5 ju? Par 5. Noh. Pane ära puti, poogi ainult. Peaaegu. Napikas. Iigli katse number 2. Puti võistlus number, ma ei tea, mis asi. Vaata, et nüüd ei eksi. Korvid ikka. Piinlik 2. Ei, kõik on hästi. Okei. Pirku! 15 rada 120 meetrit, tahaks pöördit saada, pigem musket pöördi, viskad õrnas haiseris püsti ja läheb sirgelt. Ja let's do it. Noh, tuled ka või? Oih, natuke pikaks läks. Kes viskab baasiga, kes viskab Grace'iga? Fännid on ka tagasi siin. Proovin ühe metodega ka. No see keerab liiga palju ära. Ja sa ei saa oma kotti. Jumbo naaksa. Everybody was kung fu fighting. Vaati, kui läheks kartma. Amatöörne. Puud pääsid. Oleme 7 peal. Kahjuks putt ei päästa. Jube head stabiilsed putid olid. Vähemalt ei pannud alarauda. Kui eksida, siis just alarauda. Rada 1613 meetrit alla mäge. Mängib siis ilmselt vähem, on ju? Tõenäoliselt. Ma siin sinna selle üksiku puu peale, mis seal on ja loodan, et teeb ise oma asja. Lahe Grace. Mul läheb justice'it. Läksin varastama. Kange. Oi. See oli räägite. Ma pikaks, ma arvan, ei või? Minu arust on siin 2, minul on 2 pleid. Kas ma viskan spoori nagu hõljuma sinna ja hõljub või siis viskan hästi kangega. Kõigepealt spoor. No okei, see on räme hea. Proovime Jussiga. Jussiga on siis see, et viskad nii kõvasti kui jaksad. Ja siis tuleb puu ette. See oli filminud enne või? Okei. Peame ju Nelli koolitama veel. Ühesõnaga, drive'id Rasmus kaugel, mina lähedal. Kristi võitis. Ma panen puti mööda nüüd selle peale. Ega ma ei seganud sind. Teine puti on ikka parem. Vaata, aga ma ei tahtnud sul lasta nagu nautida, vaata. Ikka tuleva segava sind. Tavaline Rasmus. Nii klassik mina. 17 rada, 211 meetrit üles mäkke, par 5. Minu gameplan lihtne, viskad ketta aisrist välja sinna tunnelisse, seal flipib ja looda, et läheb läbi puude ja siis saad iigli lukki. Kuule, päris head viskad tulevad. Jep. Aga vaata, kui hästi rändasse. Aga seekord ei jopanud. Võistlust ei jopanud. Minu gameplan on lihtne. Ma viskan puusse ja hakkan scramblima.
Ja kui ei keri, siis ta võib suusatama minna. Oi kui hea. Tule nüüd. Oi, sealt on kõige hullem scrambling. Nagu kokkulepe oli. Olnud ka väga palju hullemaid kohtasid siin. Nii et... Fairway hit! Siit saab põmpsa massi proovida teha, aga paremini äkki. Aga on vaja teha rahvale ja proovime ikka. On 2 võimalust, kas sealt minna Backeri Kaiseriga, aga mulle tundub, et seal on kuidagi kitsas see. Või siis sealt proovida ainuka flexi panna. Ja õnneks meil ei ole kiire ja meil on aega teha selliseid halbasid viskeid, nii et ma proovin teha siis ainukat. Nüüd sama. Oi kui hea. Ausalt idekas. Sai puu, aga ikkagi on võimalus pöördit mängida. Ja seal see pöördi on. Vana inimene on väsinud sellest ülesmäge kõndimisest, aga Rasmus vaatad, vastu pead ei saas. Lükka sisse! Pirku! 18 rada, 84 meetrit. Tripla Mando. Viska seda, mis endal mugav on. Peast läbi saad. Ma lähen suspega. Peaasi, et läbi saad. Millimeeter kõrgena. Ma ei tea. Ma muidu viskaksin Claymoriga, mul Claymor nii läheks teid, ma proovin A4-ga, mida ma olen 3 korda visanud ja täna, nii et pole õrnema, mis ta teeb, aga vaatame. Rasmus juba vaatas üks aega, oleks hästi halb mõte, aga... Ma arvan, et siin on üks õige valik, Saint Pro. Õnneks meil aega on, ma saan öelda. Üks kiire Saint Pro veel. Rahvas pole ammu Saint Pro viskeid näinud. See või või? siis A4 ikkagi. Põgeneme. Olen mu paiti visanud, täpselt paidi koht. Ja tervitame, oota, keda ma pidin üldse tervitama, mul pole, sorry, mul pole A5 käes, ma pidin teisi ka tervitama, aga Kristjan ja Gerdo, tuleb teie hetk ka, aga tervitame Ultimate'i venda siis jälle. Jalaviga. Voila! How to finish round, seljakood seljas, no Kristil ka. Not like that, vaata. Seljakood seljas, vasaku käega, paidiga. Woo, let's go! Back 9 tehtud. Päris hea, lihtne, kiire. Kiire ja lihtne ja loogiline, konkreetne tehtud. Ma muidugi ei tea, mis sealt tuli. Aga saate kommenteerida, et kas meeldis niisugune formaat? Ja kas me peaksime järgmine kord ka Joneli kaasa võtma kaamera naiseks, sest et viimased võib-olla läks see kaameratöö nagu läks paremaks võib-olla. Aga nagu ikka, pange like, pange subscribe, pange comment, pange bell notification ja olge muhedad ja järgmisel korral üritame võtta natuke rahulikumalt neid asju. Aga loodan, et meeldis ja Anniku juures näeme. Bye!